Tartu Ülikooli spordihoonesse kogunenud 2311 pealtvaatajat ei pidanud pettuma. Tartu Ülikool Max ja Moritz ning Kalev Cramo pidasid maha tulise heitluse, kus pinget jagus kuni lõpuni välja. Mäng oli korralike tõusude ja mõõnadega mõlemalt poolelt ja avamängu võit Tartule numbritega 83-78. Ma tõstan ainult võistkonda esile, sellepärast minu jaoks tiim on ülitähtis ja tiim võitles täna kõigepealt ennast 10 punktiga plussi ja siis -8 pealt uuesti nagu plussi, et see kõik on tiimitöö. Tartu alustas viimast veerandaega 10-0 spurdiga. Seejärel tegi omakorda Kalev Cramo 9-2 spurdi, millele vastas Bryce McBride Tartu poolelt 2 tabava 3 punkti viskega. See tõmbas publiku korralikult käima. Kalev Cramo peatreeneri sõnul panid tartlased just nendel otsustavatel hetkedel tähtsad korvid sisse ja see tõi ka Tartule võidu. They made couple of tough shots on the fourth quarter what turned the game and unfortunately we were missing those. Tartu meeskonna kapten Martin Paasoja rõhutas, et see oli kogu meeskonna võit, kuid tõstis esile Bryce McBride'i kolmeseid ja Bernardi läbimurdeid. Aga me seda ei lootnud ka, et me nüüd siin 2 või 30 neid võidame, et ilmselgelt tasavägine seeria tuleb ja loevad sellised väiksed pisiasjad, nagu et kes saab mingi lauapalli siit-sealt, kes saab võib-olla mõne vahellõike, viskab mõne tähtsa viske sisse, et eks see selliseks kujuneb. Kohtunike töö sai Kalev Cramo mängijate ja treenerite poolt kõvasti kriitikat ja see kulmineerus peatreeneri tehnilise veaga. Karl-Johan Lipsu sõnul just selline füüsiline kogu finaalseeria olema saabki ja kohtunikel ei saa nendes mängudes olema just lihtsad tööpäevad. Eks need finaalid niimoodi kipuvad olema, et ma arvan, mõlemad pooled ju panevad kõik välja, et võib-olla oligi see ka, et päris palju vigu ka mõlemal poolel, eks ju, et kõik ootsid, et lastakse niisuguse väga füüsiliselt mängida, aga tegelikult hoiti mäng päris puhtana ja oli päris palju mängijaid siis vigadega hädas. Finaalseeria järgmine mäng toimub juba kolmapäeval 20. mail Tallinnas Tondiraba jäähallis. Kalev Cramo mängujuht Märt Rosenthal oli kohtunike töös ilmselgelt pettunud, aga sõnas, et mõtted on juba järgmise mängu juures. Me tegime täna täitsa okei mängu, et neid mõõnasid tuli sisse, ma arvan, natuke liiga palju ja tänu selle me lasime need ise mängu tagasi. Ja ma ei saa seda ütlema ette, aga kui viimasel verandal nii-öelda nemad saavad, me nii-öelda vilistaks 10 viga ja nemad 2 ja lõpuolukord veel kohtunik jääb pallile ette, kus pall põrkab nii aegast eest ära tulla, siis ei olegi midagi teha. Mis siin ikka oleme 1-0 taga ja tuleb koju minna ära võtta. Meeskonnad tunnevad üksteist läbi ja lõhki, kuid siiski suutis Kuusma sõnul Kalev Cramo neid ka seekord üllatada. See oli esimene mäng alles, et kõva võitlus mõlema võistkonna poolt ja ega see lõpus oli kellele kukub ja tuli Tartule, nii et nüüd on mõtted juba homme on puhkepäev esmaspäevases päevas, kus hakkame valmistuma teiseks mänguks, sest Cramo üllatas nii mõnegi asjaga. No millega Kalev Cramo täna üllatas siis teid? Nad üllatasid selle kõrge katesk mänguga, et me palliga tuli tagamees üle, pikk pani seal keskväljal katte, et me sellega natukene võttis aega, et adapteeruda, aga lõpuks ikkagi, ma arvan, saime sellega hakkama ja et lihtsalt teha oli selline asi, mis veits üllatas. Millega suudavad tiimid üksteist üllatada, selgub juba seeria teises mängus kolmapäeval Tallinnas. Seeria 3. mäng toimub aga taas Tartus laupäeval 23. mail.